Tere ka minu poolt. Minu nimi on Margus Kangro. See on minu esimene konverents. Võin siin natukene olla ebakindel. Minu ettekanne teemal kiiritusravi suunaline radiograafia magistriõppe. Lisaks sellele, et ma olen praegu õppimas magistrantuuris, olen ma töötanud ka Eesti 2 ainukeses kiiritusravi osakonnas juba üle 5 aasta. Tegelikult päris palju töökogemust juba. Oma ettekande oleme teinud 8 osaks. Esimene osa räägib meie praegusest õppest, mis on käimas. Teine semester hakkab siin vaikselt juba läbi saama. Ja teine osa on siis tuleviku mõttes juba. Teine kursus, loodetavasti kõik läheb korda, kõik läheb hästi, et siis teise kursuse dokumentide esitamise tähtajaks on 29. november. Nii, aga alustame sissejuhatusega, et Baltimaade esimene radiograafia magistriõppe kursus alustas 10. veebruaril 2020. Kokku oli meid 6 tudengit, 4 meist olid Eestist, kõik me töötame Tartu Ülikooli kliinikumis radioloogia tehnikutena. Üks tudeng oli Nigeeriast, kes oli oma arstihariduse omandanud Ukrainas. Üks tudeng on Bangladeshist, kes on ka arstiharidusega oma kodumaalt. Ja nüüd siis lisaks, mis on minu jaoks magistriõpe, et magistriõpe on väga hästi ühildanud minu tööl käimisega. Igakuiselt on kuskil 4-8 koolipäeva. Väga hästi saab õppepuhkusepäevi kasutada selleks, et kogu see õppe õnnestuks. Ja kogu see õpe toimub inglise keeles, väga hea võimalus praktiseerida väga rahvusvahelist keelt, harjutada. Ja nagu kooli kodulehelt leida võib, siis plaanitakse 2021. aastal ka teine radiograafia magistrikursus, et see alustaks ja mina väga huviga ootan, et milline rahvusvahelist erinev isikkoosseis olla saab. Nii, päris raske oli sellist juttu leida, et kõige lihtsam, et panen siia päris mitu pilti, et see on siis esimene magistrikursus oma esimesel koolipäeval, peaaegu täies koosseisus, tudeng Bangladeshist on hetkel puudu, aga meie kursus ongi väike ja algusest peale on võtmesõna olnudki teineteise aitamine, ühte hoidmine, kokkuhoidmine, et oleme siin tähistanud koos sünnipäevasid, oleme koos teinud kokkamas käinud, teineteist kolida aidanud ja aga kõige tähtsam on ikkagi teineteise õppimise aitamine ja teineteise motiveerimine, et kui need halvad, rasked perioodid käes on. Nii, ja oma õpet, see on siis terve meie kursus, oma õpet alustasime täpselt nagu tavakoolis, tulime klassiruumi, istusime maha, kuulasime, rääkisime kaasa, aga paraku vahele tuli COVID-19 ning pean tunnustama siin Tartu Tervise Kõrgkooli, et kõik õpe liikus kiiresti üle veebipõhiseks ja ajalist kadu tegelikult ei tekkinud ja õpe tegelikult ei muutunudki üldse. Eks kogu see harjumine võttis natuke aega, aga nii endal kui ka õppejõududel, aga praeguseks on peaaegu kõik õppeained, eriti teoreetilised õppeained, ongi ainult veebipõhised ja see süsteem tegelikult väga hästi toimib ka. Nii, järgmine siis on rahvusvahelised sidemed, et slaidil olev pilt on tehtud siis 20. augustil sel aastal Lätis, Siguldas, stereotaktilise kiiritusravi keskuses. Inimeste taga siin sama taga paistab selline robotlik seade, et see on selline aparatuur, tehnoloogia, mida ongi ainult Baltimaades üks. Eestis ja Leedus ei ole seda. Ja nemad siis
seal keskuses viisid meile läbi väga põhjaliku ja väga huvitava ekskursiooni. Põhimõte on sama, aparaat töötab kiiritusravi põhimõtetel, aga kogu see töövoog on täiesti teistsugune. Ning silmaringi koha pealt oli see väga, väga tore päev, et näha, kuidas asju saab teistmoodi teha, kui see, millega harjunud oleme. Ning kogu selle ekskursiooni külastamise tulemus on see, et mina lähen alates, kui nüüd midagi kõik hästi läheb, alates detsembrist lähen siia samasse keskusesse tööle poole kohaga. Et juba ootan pingeliselt seda päeva. Nii, mis ained meil praegu olnud on? Et esimene aine on siis lõputöö kirjutamine, erinevad strateegiad, kõik väga vajalik. Ma tunnen, et see kohe kindlasti pole minu tugev külg ja ma pean päris palju pingutama, et seal päris korralikke tulemusi saavutada. Minu suur lemmik kiiritusravi füüsika ja radiobioloogia. Erialane areng, kus kirjutasime väga põhjaliku referaadi, tegime esitluse sel teemal. Vähkkasvajate tutvustus, ka väga huvitav. Töökeskkonnas võib-olla nii palju polegi kokku puutunud sellega, aga väga, väga põnev. Juhtimine, mis praegu meil käib, ka huvitav, väga kaasakiskuv, interaktiivne. Ja siis minu isiklikult lemmik õppeaine, kiiritusravi planeerimine. Nii, ja nüüd olengi jõudnud siis teise osani, et mis sisseastumiseks, magistriõppesse teise kursuse sisseastumiseks, et kogu see õpe kestab 2 aastat. Õpe koosneb 120 ainepunktist, inglise keeles on õpe ja õppejõududeks on meil Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid, Tartu Tervisekõrgkooli õppejõud, välislektorid Soomest, Iirimaalt, Lätist ning siin küll kirjas ei ole, aga ka Põhja-Eesti regionaalhaiglast on meil õppejõududeks päris mitmeid inimesi erinevatest valdkondadest. Nii, sisseastumistingimused, et kõik väga lihtne, tuleb hästi õppida, 40% ja intervjuu, et tuleb hästi rääkida, 60%. Ja siis kõige tähtsam küsimus, miks õppima tulla, see on siis, mida mina arvan sellest kõigest. Kõige tähtsamad märksõnad on siis välja toodud, rahvusvaheliselt tunnustatud õppejõud, oma ala spetsialistid. Õpe ongi peamiselt veebipõhine, väga mugavalt saad oma kodukeskkonnas kaasa lüüa, kaasa rääkida, kaasa teha. Uued erialast kontaktid, mis on minu enda näitel juba praegu maksab dividende mulle, et ka väga tähtis ja uued teadmised vajalik. Ja. Küsimusi mulle. Ja aitäh. Suur aitäh, Margus. Ja rääkides nendest küsimustest, mis te arvate, kui te oleksite sündinud 20 aastat varem ja oleksite piilunud meditsiini ja täpselt sama ainevaldkonna õppekavasse 20 aastat tagasi? Missugused otsused oleksid teie peas sündinud? No kuna see valdkond just on tegelikult viimase 20 aastaga nii palju muutunud, et ma arvan, et ma oleks ikkagi täpselt samamoodi võtnud osa, tahtnud, sest mulle isiklikult väga meeldib lihtsalt uusi asju õppida, targemaks saada ja areneda, et otsus oleks sama olnud. Lihtsalt kõik oleks natuke ajast tagasi olnud. Ja. Hästi. Nüüd te mainisite täna oma ettekandes väga olulist mõjutegurit, miks elukaarepõhine õpe ja täiskasvanutena taas õppima tulemine nii suur ja magus tükk on. Ehk et nii palju innovatsiooni, mis tehnoloogia ja teadusareng toob, pluss ka võimalus oma töö ja siis õpielu omavahel integreerida. Kas teil on mõni mõju omav näide või juhus tuua, kus te tunnete, et just selle kaudu seal on olnud midagi nii tarka ja tabavat, kuidas te olete saanud oma tööelu ja õpielu ühendada? Päris raske küsimus, ei oska niimoodi kohe välja tuuagi.
ei oska öelda praegu. Hästi, aga te tõite oma esinemises mõnusalt välja, et juba praegult tunnetada, et sealt te saate dividende. Just. Ja selles suhtes, et ma nagu igapäevaselt tööl käies väga hästi tunnen, kuidas kõik see töövoog on minu jaoks selgem, kui ma näen midagi, mis võib-olla tava enne õpet, mida ma ei teadnud, nüüd on see selgem, ma saan aru, ma oskan paremini mõelda, miks asjad toimivad niimoodi ja ma tunnen, et ma nagu olen suurem osa osakonnast. Just tänu nendele teadmistele, mis siin õpitud. Kui te peaksite täna andma uutele üliõpilastele, kes vaatavad nüüd ka nende turbulentsete 20. valguses, et kus on minu panus, et pühenduda, et vabatahtlikuna näiteks muuta ametil valikut ja liikuda meditsiinivalda. Mis oleks 3 soovitust, mille pärast oleks tark tulla õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli ja mille pärast oleks üldse tark täiskasvanuna võtta ette veel õpitee? Ma arvan, et kõige tähtsam ongi iseenese arendamine, sest kui sa ei õpi juurde, siis on täiesti võimalus jääda kuskile seisma, aga see meditsiinis on täiesti võimalus enda teadmistega aidata teiste inimeste tervise parandamisel kaasa. Ja mitmekülgne töö, küll on see vahepeal on päris pingeline, aga kõik, sa tunned, et sinu panus on tähtis Eesti meditsiinis. Jah, see on ääretult kena. Jah, ma tean, mida ma teen ja ma tean, et see, kuidas ma arenen, on mulle tähtis. Suur aitäh teile. Meie poolt teile kingitus läbi teaduse teed head. Aitäh. Aitäh.